Tere! Täna räägin teile koeraga mängimisest. Mängimise all enamasti mõeldakse seda, kui koerale visatakse palli, antakse talle mingit asja rebida ja nii edasi. Kõik sellised asjad nii-öelda lähevad selle mängimise alla. Aga tihtipeale see koeraga mängimine nii-öelda ebaõnnestub. Ehk siis mängimine käib sellisel viisil, et viskate talle palli, koer jookseb pallile järgi ja jookseb palliga ära. Ehk siis tahab, et te hakkate taga teda ajama. Ja kui kutsikas peast ongi tehtud niimoodi, et ongi taga aetud, siis sisuliselt, kui koer on juba kuskil aastane, siis ta enam teile nii-öelda seda palli kätte ei anna ja teil puudub koeraga kontakt. Ehk siis niipea kui palli viskate, nii on ka kõik. Nii on see pall ja koer oma ette läinud ja ta tegelikult ei mängi, ta ei tegele nii-öelda teiega, vaid ta tegeleb palliga ja eest ära jooksmisega. Aga sellisel viisil mängimine ei ole nii-öelda päris õige mängimine. Tegelikult on teil vaja luua koeraga kontakt, et oleks ka mängimisel kontakt ja teie määrate, millal mängitakse, kuidas mängitakse ja kõik sellised asjad. Et see mäng käiks nii, et koer tuleb oma mänguasjaga ja siis peab teie peate mängima. Peab olema nii ikkagi, et teie mängite koeraga. Kindlasti ei tohi nii olla, et te üldse koeraga ei mängi, seda ei tohi olla. Aga te peate ikkagi panema paika mingisugused piirangud. Muidugi te võite talle järgi anda ja vahest mängida siis, kui tema tahab, ega sellest pole midagi. Aga üleüldiselt ei saa see asi olla nii, et ta toob teile palli ja te viskate ainult siis, kui tema tahab. Vaid kui te teete selle asja niipidi, et ta saab palli siis, kui teie tahate, siis see pall on hulga huvitavam, hulga väärtuslikum ja seda saab kasutada ka treenimise eesmärgil. Ja ma räägiks teile natukene pallidest. Pall kui selline asi on muidugi iga koeraomaniku nii-öelda A ja O. Kõigil koeraomanikel on enamasti ka neid palle mitu, mitte ainult üks. Ja neid siis koertele visatakse. Ma võtan siit omal pallid taskust välja. Mul on 2 ja täpselt ühesugused. Ja see on esimene viga, mida koeraomanik teeb. Ta ostab ainult ühe palli. Ostab ühe palli oma koerale ja kõik. Tegelikult tuleb osta 2 palli, 2 ükskõik mis muud mänguasja. Enamikku mänguasja on teil vaja osta 2. Ja ma räägin teile, mis pärast. 2 ühesuguse mänguasja puhul, näiteks palli puhul, on teil väga lihtne õpetada koer enda juurde tulema, ise endaga mängima ja kõike seda tegema nii-öelda koostöös. Mitte, et mäng on selline asi, et koer jookseb oma ette pall suus ringi ja te peate teda taga ajama. Ja kuidas siis käib 2 palliga mäng? 2 palliga mäng käib väga lihtsalt. Jah, niimoodi. Jah. Tubli. Jaa, hästi. Otsi. Jaa, hästi. Jah. Jah. Tubli, hästi, jaa, hästi. Praegu te nägite palliga mängimist. Jaa, oi, need on toredad, ma panen ära. Nii, läksid ära. Ja, kõik. Praegu te nägite palliga mängimist. Ma natuke nüüd selgitan, mis see oli, mida te nägite. Ma viskasin ühe palli ja teine jäi mulle kätte. Sel hetkel, kui ta võtab palli, minu koer muidugi teab juba, aga kui ta ei teaks, siis ma näitan talle seda palli, et ahah, mul on üks veel. Ja ta tahab muidugi saada seda palli, mis on minu käes, mis on veel elus ja jookseb nii-öelda ringi.
see, mis suus on, see on nii-öelda juba surnud saak. Ja ta tuleb selle peale. Ja ma viskan selle teise palli juhul, kui ta laseb esimese lahti. Enne ma seda ei viska. Alguses selle õppimine on natukene keerukas. Tal osadel kordadel tekib see instinkt, et okei, ma tahan uut haarata, lase pana lahti. Osadel see nii kergelt ei teki, et see nõuab natukene harjutamist. Kindlasti ei tohi teist palli enne visata, kui esimene on suust lahti lasknud. Jah, pallid panin ära. Ja need on sinu lemmikud, jah, su lemmikpallid, jah, lemmikpallid, kiisupoeg. Ja, on lemmikpallid. Ja kui ta on esimene suust lahti lasknud, ma ei viska mitte uuesti sinna poole, kus ta tuli, vaid nagu te nägite, ma viskasin selle oma jalga vahelt läbi. Ja sellel on üks oluline eesmärk. Selle eesmärk on see, et koer õpib jooksma minu poole. Sest et paljudel inimestel on probleem, et koer ei tule enda juurde. Koer võtab oma mänguasja, palli, ükskõik mis asjad läheb tegeleb muude asjadega ja ta ei tule nii-öelda tagasi. Koer ei tule enam tagasi, kui ta on saanud oma mänguasja kätte. Jookseb selle meelikult, teeb tiire, kaugemal, lähedal, aga kätte ei anna. Ja selline meetod aitab õppida koeral mängima koos teiega, et ta jookseb teie poole, see tekib talle sisse nii-öelda. Koera ei teki mõtet, et ta jookseb teist ära, teist eemale, vaid just vastupidi, koeral tekib instinkt, et ta jookseb teie poole, sest teil on midagi alati veel käes. Ja see on kõige lihtsam meetod koera saada enda poole jooksma. Ma ei tea ühtegi lihtsamat varianti, kus koer nii-öelda jookseks teie poole. Eriti kutsikas peast tahab koer väga mängida ja selline palliga nii-öelda see saagi mängimine on väga lihtne. Aga alati 2 tükki. Ja nagu te nägite, ma viskasin mingil põhjusel enda jalga vahelt seda läbi. Sellel on väga lihtne põhjus, nimelt see, et koer õpib jooksmagi otse minu poole ja hooga. Ma ei pidurdanud teda mitte kuidagi. Kuna mul praegu oli siin pikk rihm järgi, siis iga kord ta ei jooksnud sellega jalga vahelt läbi, aga kui koer jookseb jalga vahelt läbi, siis ta õpibki hooga jooksma minu poole ja see on lihtne meetod, kust pealt hiljem saab õppida käskuse siia. Viskan ühel poole kaugemale, koer jookseb pallile järgi, mina haaran sel hetkel kui teise palli, mille ta on just suust lahti lasknud ja jooksen kas või teisele poole või jään samasse kohta, olen kaugele, ma viskasin selle palli ja sellega, kui tema selle eelmise palli haarab, on minul juba järgmine nii-öelda käes ja seda asja saab korrata. Aga seda ei tohi mängida väga palju. Ütleme selline võib-olla 10 viset, et 5 minutit, mitte rohkem, et see tegelikult koormab koera väga palju ja koerad, kes on väga aktiivsed, neil tekib nagu see tohutu jahiinstinkt ja üleerutatus ja kõik sellised asjad. Et sõltub koerast, kui koer on selline loid, jah, siis võib küll võib-olla isegi natuke rohkem, aga üldiselt ei maksa selle pallimänguga üle pingutada. Pigem anda koerale mingisugust aktiivset tegevust, sellist mõttetööd, kus ta saab mingeid harjutusi teha, mingisuguseid otsimismänge võib-olla lahendada, kus ta kasutab oma nina, mingit sellist asja, et see mõjub koerale hulga paremini. Miks see mängimine sellisel viisil on oluline? Oluline on see sellepärast, et siis koer õpib teie poole jooksma, õpib seda tegema kiiresti, lisaks õpib ta palli suust lahti laskma, ehk siis ka ükskõik mis muud asja õpib ta sisuliselt suust lahti laskma ja samamoodi siia käsklus, mis on nagu põhiline sellisel viskamismängul. Ma loodan, et see pallidega mängimise asi on nüüd natukene selgem. Ehk siis, mismoodi saab koeraga palliga mängida nii, et ta ei jookse eemale, ei jookse ära, vaid mängib teiega koos ja ühtlasi õpib midagi. Variant teha seda ühe palliga, ühe mänguasjaga, see ei ole hea variant. Just sellepärast, et koeral pole mitte mingisugust põhjust tulla teie juurde tagasi. Absoluutselt mitte. Teil pole ju midagi head. Jah, kui teil on maiust, te võite teda nii-öelda meelitada, et no tule kutsukene, tule nüüd, vaata, mul on siin vurstikene, mul on siin lihatükk. Aga hulga lihtsam on läbi mängu, läbi palliga, nii-öelda ahvatlemise
tekitada talle jahiinstinkti, mis on koera naturaalne nii-öelda instinkt. Läbi kõige selle koera õpetada on oluliselt lihtsam. Ja ma luban teile, et see on väga ja väga lihtne meetod koera õpetamiseks, siia tulemiseks, kõikide selliste asjade jaoks ja see käib läbi mängu, mis on nagu eriti kutsika puhul täiesti super lahendus. See ei ole koerale kuidagimoodi koormav, ta ei võta sellist nii-öelda seda õppimise või õpetamise pinget endasse ja ka teie, eriti kui te ei ole eriti kogenud selles asjas, ei tunne nagu nii-öelda seda õpetamise pinget või kuidas see täpselt käib ja mis te peate karme käsklusi andma, mitte midagi sellist ei ole. Te lihtsalt loobite koerale palli, 2 palli ja läbi selle õpib koer ja õpite tegelikult ka teie. Sellega piirdukski tänases videos, kuidas siis see siia käsklus tekitada sinna juurde, seda vaatame juba mõnel järgneval korral. Kõike head teile ja vaadake koertetreening.ee lehe peale, tulge trenni, olge mõnusad. Näeme peatselt!